Tere! Tutvustan teile täna jälle oma viimaseid lugemiselamusi. Mul on täna kaasas nii eesti kirjandust, põnevikke kui ka jaapani kirjandust. Et midagi iga ühele. Esimeseks on mul siis Freida McFadeni Koduabiline jälgib sind. See on siis selle koduabilise sarja 3. raamat. Ja seekord on siis Milli kolinud uude elukohta. Ta on oma kallima Ensoga abiellunud. Neil on 2 last, 11-aastane Aada ja 9-aastane Niko. Ja nad tegelikult ei saa seda maja endal hästi lubada, et see makse on neile natuke kallivõitu, aga nad siiski tahavad seda maja osta, et oma lastele täisväärtuslikku elu pakkuda. Ja nii nad siis lõpuks kolivad sinna majja, seavad ennast sisse ja kohtuvad ka naabritega. Ja need naabrid on pehmelt öeldes kummalised. Et üks on selline, kes jälgib kõike kullipilgul, mis ümberringi toimub. Oma last viib kooli nii, et laps on rihma otsas, et nii-öelda lapse kaitseks. Ja siis teine naabrite paar on selline, naine on selline ilus ja rikas ja mees on ka, käib kusagil tööl. Ja siis see naabrinaine muudkui hakkab sealt Ensolt igasuguste tööde puhul abi küsima. Ja Millile see eriti tegelikult ei meeldi, aga ta püüab sellega leppida. Ja siis ühel hetkel muidugi toimub mõrv, nagu ikka tema raamatutes. Ja politseile on selge, kes tapja on, aga Milli ei usu seda. Ja nii ta püüab siis ise kuidagi selgusele jõuda, et mis juhtus ja miks juhtus. Ja selles osas on Milli kuidagi leebem, et ta ei ole enam nii valvas, nagu ta on eelnevates osades, aga samas põnev on ikka, et miks siis need sündmused juhtusid ja mis põhjusel. Ja mõnes kohas on raamat natuke etteaimatav, aga põnevust see eriti ei vähenda. Et selles mõttes tõesti ka vääriline osa sellele sarjale. Et kes on eelnevaid lugenud, siis soovitan seda ka lugeda. Ja ma soovitan lugeda seda sarja järjest, et muidu siin võivad mingid tähelepanekud jääda märkamata. Et selline põnev raamat. Ja järgmine on mul eesti kirjaniku ka põnevik. Sulid ja sulased, Timo Talvik on selle autor ja see on siis ennemuistne põnevik. Ja räägib, tegevus siis toimubki Eestis ennemuistsel ajal. Ja raamatu peategelaseks on noor inimene, kelle nimi on Kärp. Ta on selline üksiklane, sõpru tal eriti ei ole. Ta ei ole eriti hea suhtleja ja sellepärast ta ilmselt ka nii üksik ongi. Aga ta töötab seal turu juures ja jälgib siis nii-öelda turvamehena tänapäevases mõistes. Et tal on annet märgata erinevaid mustreid ja asju ja tal on silme selle peale, kui keegi varastab. Et siis ta takistab neid vargusi ja peab seal korda. Aga ühel hetkel ta satub kokku sellise tegelasega, kellest tal jõud üle ei käi. Et ta saab aru, et toimub vargus ja siis ta jälgib seda tüüpi ja niimoodi ta satub selle tüübiga rändama. Ja toimuvad erinevad seiklused, juhtumid, erinevad fantastilised olendid on siin kõik esindatud. Ja selline hästi huvitav idee autoril kasutada Eesti ennemuistseid müütilisi tegelasi nii-öelda, igasugused vetevaimud ja muud nii-öelda inimesed ja loomad on siin mängus. Et selline hästi kaasaarav ja midagi teistsugust nagu eesti kirjanduses, et hästi põnev lugemine, et mul läks nagu ühe jutiga põhimõtteliselt lugesin raamatu läbi. Et raamatu lõpu osas tuli neid tegelasi natuke võib-olla liiga palju,
ja läks segaseks, et miks just see tegelane mängu toodi ja mis tema mõte siin raamatus on. Aga väga põnev raamat jällegi. Toimub muidugi see klassikaline hea ja kurja võitlus ja Kärbi päritolust saab ka siin lõpuks natuke rohkem teada, et alguses nagu ei saagi suurt aimu, kes ta on ja kust ta tuleb ja nii edasi. Ja siis tõesti ma loodan, et autor kirjutab edasi tema seiklustest, sest tõesti oli värskendav raamat Eesti kirjanduses. Ja kolmas raamat on mul nüüd hoopis teisel teemal, on Marju Kõivupuu Inimese lahkumine. See on siis raamat surmakultuurist, kalmistukultuurist ja kuidas kombed on aja jooksul muutunud. Et ta räägib natuke ka sellest folkloorist, kuidas on inimesed surmaendeid näinud, millistes asjades. Sellest räägib, aga enamjaolt on raamat tegelikult üsnagi praktiline. Et ta kirjeldab siin seda, kuidas näiteks matuseid korraldada, kuidas peielauda korraldada, kuidas üldse otsustada, kas teha urnimatus või kirstumatus. Ta räägib kõigest sellest ja raamat räägib ka leinast, mis on väga oluline teema. Et tegelikult on ju surm elu osa, aga ta on kuidagi nagu pagendatud või tavainimene iga päev võib-olla selle peale ei mõtlegi. Ja siin ta saab ka näpunäiteid näiteks, kuidas ise korraldada enda tulevasi matuseid nii-öelda, et testamendi tegemisest on siin juttu ja erinevatest kommetest, kuidas siis surnut ära saadeti, kuidas teda näiteks pesti. Kõik need kombed ja need tavad on siin kirjas. Ja mis on siin minu jaoks oli veel väga oluline teema, on see, et siin on ka selline lisamaterjal, kus õpetajatele antakse juhiseid, kuidas sellest teemast siis rääkida näiteks koolitundides, kuidas siis kaasata näiteks kas või kunstitunnis, kirjandustunnis õpilasi ja selgitada siis neile seda surma teemat. Ja hästi palju pilte on siin, et selline hästi ilusasti illustreeritud raamat. Et teema on selline raske võib-olla kohati, aga raamat tegelikult ei ole üldse sünge. Et hästi palju pilte on siin tõesti erinevatest kalmistutest näiteks, et kuidas on hauad kujundatud ja sellest kalmukujundusest on siin ka juttu, et selline tõesti praktiline raamat, mis räägib tõesti nendest kommetest ja tavadest, mis on aja jooksul olnud, kuidas nad on muutunud ja kuidas siis näiteks tänapäeval on need matusekombed. Et tänapäeval on ju erinevaid võimalusi, kuidas surnut matta. Urnimatus, kirstumatus, on veel erinevad kalmistud, kus on sellised bioloogilised näiteks, et saad kusagile puu alla näiteks, kõigest sellest siin on juttu. Ja tõesti selline väga asjalik raamat ja praktilise poole pealt ka just, et kellel on nõu vaja, et siis saab ka siit abi näiteks. Ja tõesti ei ole sünge lugemine, et kuigi võiks nagu eeldada, et teema on selline. Siis järgmine raamat on mul küll tegelikult päris sünge. Kaanepilt on ka selline sünge. See on siis Simon Beckett Hauakutse. Ja see on siis David Hunteri juhtumite 4. osa. Ja ta on minu meelest natuke teistsugusem kui eelnevad osad. Et eelnevates osades on rohkem olnud seda uurimist ja kohtuantropoloogia teemat.
et siin on seda ka natuke, et see algab minevikust 8 aastat tagasi, kui siis tegutses sarimõrvar Jerome Monk ja ta saadi kätte, aga tema mõned ohvrid on jäänud leidmata ja siis Dartmoori rabast leiti ühe ohvri jäänused ja siis kutsuti David Hunter ka uurima, et kas see võib olla tegemist ühe Monki ohvriga. Ja see uurimine oli kuidagi seal veidi lohakalt läbi viidud, püüdi otsida neid teisi surnukehi, neid ei leitud, need otsingud olid läbi mõtlemata korraldatud ja möödub siis 8 aastat, kui see teema tõuseb taas päevakorrale, sest Jerome Monk on põgenenud vanglast. Ja tundub, et ta on siis võtnud sihikule kõik need tegelased, kes siis 8 aastat tagasi seal rabas uurimisega tegelesid. Ja kohati minu meelest ei olnud nii põnev kui eelmised osad, aga samas oli ikkagi huvitav. Ja nagu ikka, siis kõik ei ole nii, nagu paistab. Et on erinevaid saladusi ja erinevaid asju tuleb siin päevavalgele ja siin saab teada siis ka täpselt, kuidas David Hunteri perekond siis hukkus. Et 3 eelnevas osas on küll üldsõnaliselt juttu sellest, aga siis see sündmus toimub ka 8 aastat minevikus, nagu siin, kui ta algselt seda rabas seda juhtumit uuris. Et selline küllalt sünge atmosfäär on siin ja juhtum ise on ka sünge, päris jõhker, aga samas oli ka huvitav lugeda. Tõesti selline krimkade austajatele, kes sellist natuke karmimat kraami eelistab lugeda, siis neile sobilik raamat. Järgmine raamat on nüüd ka veidi omamoodi, on Sao Ichikawa. Vabandust häälduse pärast, Küürakas on selle pealkiri. Ja siis selle raamatu peategelane on Shaka Isada, kes siis on sündinud lihasdüstroofiaga, mis tähendab siis seda, et ta selgroog on kõver ja tal on raske üksi hakkama saada. Ta siiski enamjaolt on üksi, ta veedab elu kas siis voodis või ratastoolis, ta saab küll natuke ka liikuda, aga mitte palju. Ja ta on pidevalt hingamisaparaadi küljes, sest see haigus mõjutab ka tema hingamist. Ta on enamjaolt üksi, et tal käivad mõnikord, hooldajad käivad tal abiks päevas, aitavad pesta ja toovad süüa ja sellised tööd teevad hooldajad ära, aga ta on enamasti siiski üksi, et ta tahab olla nagu normaalne inimene. Ta tahab teha normaalse inimese asju nii-öelda, kas või rasedaks jäämine, lihtsalt selleks, et ta peab tegema aborti nagunii, kui ta rasedaks jääb. Aga see on tema unistus jääda rasedaks. Ja ta veedab oma aega niimoodi, et ta kirjutab erinevaid jutukesi erootika lehekülgedele ja tema suurem osa elust mõõdubki interneti kusagil jututubades ja Twitteris või siis X-is nüüd. Ja ta kirjutab sinna ka selliseid kummalisi kommentaare, mis ongi tähelepanu äratamiseks kirjutatud. Et ta tahabki inimeste tähelepanu, sest ta on üksi, aga ta tahab tunda ennast nagu normaalne inimene. Et selline lühike raamat, siin on natuke üle 60 lehekülje, aga hästi sisukas raamat, et paneb vaatama hoopis teise pilguga puudega inimese elu peale. Et see on kaasahaarav raamat, natuke küll omamoodi,
aga minu jaoks Jaapani kirjandus ongi kohati selline teistmoodi kirjandus minu jaoks. Sageli ma ei ole sellega sina peal, aga see raamat tõesti mulle väga meeldis. Et punase sarja kvaliteedi peale võib tegelikult ikkagi kindel olla, et tõstatavad sellised teemad, mille peale võib-olla ise ei tulekski. Et selline väga mõnus lugemine ja kaasaarav lugemine ka puudega inimesest. Nii, järgmiseks on mul jälle üks selline põnevik, Robert Brüntsa Hukatuslik kättemaks. See on siis Erika Fosteri sarja viimane raamat praegu ja vist on 8. hetkel. Ja see on ülimalt põnev raamat, kus siis Erika Foster leiab kõigepealt kogemata kombel surnuna ühe tipp-poliitiku, konservatiivse poliitiku, kes on siis ilmselgelt tapetud, kuigi selle poliitiku parteikaaslased üsna kiiresti panevad selle surmajuhtumi kalevi alla, et lihtsalt ebaselge surmajuhtum ja ei kahtlustata kuritegu seal. Läheb mõni aeg mööda, avastatakse järgmine laip. Seekord on tegemist kuulsa jalgpalluriga, kes on tapetud samamoodi. Ja Erika hakkab siis uurima ja siis ta hakkab uurima ka selle tipp-poliitiku mõrva uuesti, kuigi teda üritatakse igatpidi takistada. Ja need 2 surma ei jää paraku viimaseks, et tuleb veel surmajuhtumeid samamoodi. Ja siis Erika ja tema meeskond üritabki selgeks teha, et mis neid ühendab ja mis põhjusel nad siis niimoodi tapeti. Et hästi kaasaarav ja põnev, et Robert Brüntsa oskab kirjutada niimoodi, et ei taha raamatut üldse käest panna. Et väga põnev ja kaasaarav lugemine, et siin ka on kohati küllalt jõhkrad detailid, aga ta ei lähe minu meelest väga süvitsi. Et põhitähelepanu on rohkem uurimisel ja probleemidel, et miks sellised surmad siis aset leidsid. Ja sellest tapjast võib ka tegelikult omamoodi aru saada, ilma et õigustaks tema neid tegusid. Aga selline väga põnev raamat jälle Robert Brüntsalt, et kellel ei ole veel kätte sattunud, siis soovitan lugeda. Aga ma soovitan lugeda sarja ikkagi algusest, et siis on kuidagi jookseb kõik loogiliselt, kuigi siin see juhtum on erinev, et igas raamatus, et juhtumid ei ole nagu seotud. Ja siin tundub ka, et Erika eraelu läheb nagu paremuse poole. Et selline ülimalt põnev raamat jälle. Ja viimaseks raamatuks on mul Kairi Loogi Tantsitolm põrandast. Et sellest on juba väga palju ka meedias juttu olnud ja minu meelest ülihea raamat. Et ta kirjutab siin lapsest, mul tunne, et see on autobiograafiline. Ta kirjutab selle väikese tüdruku suureks kasvamisest ja tema suhtest vanaemaga, kes oli tema elus hästi oluline. Vanaema jagas temaga oma mõtteid ja elutarkusi ja igasuguseid asju maailma kohta. Ja ta on kuidagi hästi väheste lausetega on see kõik kirja pandud, aga sealt lausete tagant tuleb see pilt kõik silme ette, et ütleb väheste lausetega hästi palju. Ja hästi ilusas keeles on see kõik kirja pandud ja see tüdruk saab mingil hetkel suuremaks ja
kahjuks toimuvad siin ka kurvad sündmused, räägib leinast ja räägib vabadusest ja muidugi tantsimisest ka, nagu pealkirjast võib järeldada, et talle meeldib tantsida. Ta räägib kehast, räägib anatoomiast, räägib elust. Ja ühe tüdruku suureks kasvamise lugu on see. Ja see on ka lugu leinast ja vabadusest ja tõesti elust üldse. Et tõesti hästi ilusasti kirjutatud raamat ja hästi südamesse läheb raamat, et kui ma seda lugesin, mul tulid kohe pildituid nagu silme ette selle teksti põhjal ja mingid enda mälestused meenusid näiteks suvest maal metsas, millest ta siin ka räägib. Et hästi-hästi ilus raamat, et see on hetkel küll praegu järjekorraga, et saate siis kodulehel panna järjekorda või siis raamatukogus koha peal. Et tõesti soovitan seda lugeda, et hästi hea enesetunde jätab see raamat sisse. Aitäh, et kuulasite, vaatasite, kaasa elasite. Järgmise korrani.